olnudki nii ilus tükk jälle. Tere! Lõikasin siin hetk tagasi lumehelbed valmis. 3 lumehelvest. 1, 2 ja 3. Selliseid paberist lumehelbeid on, kui jõulud hakkavad tulema, nii tore teha. Neid saab kleepida akna peale või panna seina peale. Ja siis oleks nagu toas ka talv. Aga mina loen sinule täna uue jutu. Ja kuula, millest see jutt täna räägib. Lumememm, vahva mees. Selle on kirjutanud Ottfried Prösler. Tema on saksa kirjanik. Oli ilus, päikesepaisteline talveilm. Taevas siras siniselt. Lumi helkis puhtalt ja valgelt. See oli just kui värskelt pestud linane palakas. Väike nõid istus koos Kaaren Aabraksasega metsaserval ja võttis päikest. Korraga kostis lähedusest kära ja lõbusaid laste hääli. Väike nõid saatis Aabraksase vaatama, mis seal lahti on. Kui Kaaren natukese aja pärast tagasi tuli, ütles ta. Kraaks, seal on mõned lapsed, päris pisikesed pungerjad, nii 6 või 7 aastased kraaks. Nad teevad heki taga nurme peal lumememme kraaks. Seda pean ma nägema, ütles väike nõid ja seadis sammud nurmele. Lumememm oli parajasti valmis saanud. Tal oli peas pikk porgandist nina ja söetükkides silmad. Mütsiks oli tal vana lömmis kastrul. Vasakus käes hoidis ta uhkelt luuda. Lapsed ei pannud heki tagant välja astunud väikest nõida tähele. Nad hoidsid kätest kinni ja tantsisid ringis ümber lumememme. Väike nõid rõõmustas laste ja lumememme üle. Kõige parema meelega oleks ta nendega kaasa tantsinud. Äkki tormasid lähedasest metsatukast välja mõned suuremad poisid. Neid oli kokku 7. Valjukisaga söösid nad lumememme kallale ja lükkasid selle ümber. Kastrulit lõid nad jalaga, luuavarre murdsid pooleks. Lastel, kes alles äsja olid rõõmsalt keksinud, hõõrusid nad näod lumega kokku. Kes teab, mis nad veel oleks teinud, kui väike nõid poleks vahele astunud. Ohoo, hüüdis ta naakmannidele kurjalt. Kas te jätate lapsed rahule? Kui te järele ei jäta, udin ma teid luuaga läbi. Suured poisid jooksid minema. Aga tore lumememm oli omadega läbi. Lapsed kurvastasid väga. Väike nõid tahtis lapsi lohutada. Tehke endale ometi uus lumememm või mis te arvate? Aga lapsed ütlesid. Kui me endale uue lumememme teeme, siis lükkavad suured poisid ka selle ümber. Pealegi pole meil enam luuda, sest nad murdsid selle ju pooleks.
Ma mõtlen, et see ainult paistis nii, lausus väike nõid ja kummardus katkist luuda maast tõstma. Näe, vaadake ise, see on terve. Lapsed lasksid ennast veenda ja tegidki uue lumememme. See tuli koguni ilusam ja uhkem kui esimene, sest seekord aitas ka väike nõid kaasa. Juba tulidki 7 naakamani valjukisaga metsatukast. Lapsed ehmusid ja tahtsid laiali joosta. Jääge siia, hüüdis väike nõid ja vaadake, mis nüüd juhtub. Äkitselt hakkas uus lumememm liigutama. Ta keerutas oma luuda justkui sõjanuia ning pööras end suurte poiste poole. Esimesele virutas ta luuavarrega vastu tuttmütsi, teisele äigas ta vasaku käega matsudes nina pihta. 3. ja 4. võttis lumememm natist kinni ning lõi nad nii kõvasti peadpidi kokku, et kostis kõva mürts. Lõpuks olid kõik poisid hunnikus maas. Lumememm haaras luua ja pühkis neile suure lumehange otsa. Poisid tahtsid appi hüüda, aga neelasid selle juures ainult lund. Meeleheitlikult rapsisid poisid käte ja jalgadega. Kui nad lõpuks välja rabelesid, putkasid nad kabu hirmus minema. Lumememm läks südamerahus oma kohale ning tardus paigale. Lapsed juubeldasid, sest nüüd ei julge suured poisid neid enam kiusata. Väike nõid naeris nii, et tal tulid pisarad silma ja Kaaren Aabraksas hüüatas kohkunult. Nõiakene, jäta järele, kraaks, jäta järele, muidu lähed lõhki, kraaks. Ja sellega lugu lõppes. Kuidas sinul on lumememme ehitamine läinud? Kas oled juba jõudnud sel talvel lumememme teha? Kohtume järgmine kord ja siis ma loen uue jutu. Nägemiseni!